tere, uus vlog. Ma ei oskagi midagi muud öelda, sest ma paar päeva pausi teinud. Eelmist materjali sai päris palju ja ma üldse mõtlesin, kas ma see nädal jälle filmin või mitte, aga siis ma mõtlesin, et ma ikkagi filmin, et eelmise selle panen siis ikkagi nüüd selle nädala keskel üles. Aga nii hea on olla kodus tagasi. Peale 2 nädalat kogu perega olla kodus, see on lihtsalt nii hea. Nagu tore on käia ja teha, aga veel toredam on oma kodus olla. Nii et tüdrukutel on veel vist 3 nädalat puhkust, siis hakkab neil ka lasteaed. Ja nüüd meil ongi tegelikult kõik nädalavahetused ikkagi broneeritud ja eile käisime sünnipäeval ja homme lähme sünnipäevale ja tegemist on nagu päris palju. Hinnul hakkasid trennid ka uuesti. Ja ma siin nüüd tänasest hakkasin toitumist tegema kuni opini, toitumiskava. Ja tahaks hakata nädalas vähemalt 3 korda siis kas teha kodus telekaga trenni või siis jalutamas käia või rattaga sõitmas või et midagi teha 3 korda vähemalt. Nii et ja on tihedad päevad jälle, aga ikkagi on hea päeval, oleme kodused ja siuke mõnus. Nüüd ma hakkangi tegema lõunat endale. Tüdrukud alles sõid, et kuna mul on 4 toidukorda, et siis ja teen midagi. Saskia läks just magama, kell on 12:30 ja kui ta ärkab, siis saavad lapsed nagu midagi lõunaks süüa. Ma teen endale praegult, sest mul on veel vahepala õhtusööki õhtuks, ma mõtlesin, et teeks kanasuppi jälle, sest see oli viimane kord nii hea ja siis ma loodaks, et sellest jätkuks 2 päevaks. Ja meil tuleb õhtul naabripoiss ka veel siia, et teil vanemad lähevad või naabrinaine läheb, viib suurema lapse laagrisse koos mehega ja siis nad lähevad ise kuskile kontserdile Pärnus või sinna kanti. Et siis ja õhtul saan ta magama panna, Hinnu paneb siis suured meieplikad ja Saskia läheb esimesena ja kui Saskia magab, siis ma lähen ülesse panema naabrilast magama. Aga täna ma ei teagi, mis plaanid meil veel on, sest naabrilaps kell on 12:30, mingi 4 tundi on vaba aega. Saskia, ma arvan, et magab mingi 2 tundi vähemalt, ma loodan. Ja siis vaatab, äkki lähme käime oma lastega õues ära. Igatahes vaatan, et kas käin oma pliksidega ära õues või lähme õhtul kõik koos, et naabripoiss ka. Vaatame, mõtleme ja mõtlen, ma ei teagi, kas ma lähen täna või lähen homme kingitust ostma. Ja plikad mängivad hetkel oma pollipoketitega. Nii et siis mul ongi siuke vaba hetk. Ja ma veits pean hakkama jälle koristama, sest annab tunda, kui lapsed on kodus ka, siis on kogu aeg seda, et eile just lõpetasin, õhtul koristasime, hommikul juba mingid asjad vedelavad. Ja ma pean pesu nii palju pesema. Ma pesin nüüd eile ja üleeile mingi juba 5 või 6 masinat ära ja ikka pesukorv on nagu, enam ta ei ole kuhjas, aga ta on täiesti täis ääreni. Korralikult see gaas peale ei käi. Nii et mul on veel, ma arvan, mingi 3 masinat pesta, äkki vaatab, kuidas rõdul masinad on, äkki jõuab tänase homsega kõik ära pestud. Tüdrukud mängivad. Aga ja siis ma siin veel olen mõelnud juba tüdrukute sünnipäevale, kuna see ei ole mägedada. See ei ole nagu nii kohe tulemas, aga kuna see on alati suhteliselt kulukas olnud, siis me juba nagu hakkame mitu kuud varem neid asju broneerima ja tegema. Ja siis mõtlesin siin juba emmale neid sünnakinke asju. Emmaga oli mul kõige raskem jõulud ja sünna, sest Nooraga on lihtne. Ükskõik kui palju mingi barbisi, pollipoketteid, legosi, mingit siukest teemat. Et tal on nagu nii palju siukest nagu lemmikteemat. Aga emmal on nagu ka isukad, aga jah, need ta peab ise valima, et talle need nagu sobiks. Aga siis ma mõtlesin, et talle meeldib hullult babyporniga mängida, et siis ma arvatavasti ise kingime selle mingi söögitooli ja voodi. Ja kui kellegi midagi tahab kinkida, siis ütlen ka, et a la babypornile mingiseid, ma ei tea, mähkmeid, lutte juurde, lutipudeleid, riideid, noh, ma ei tea, mis iganes teemat. Ja siis pollipoket, talle tegelikult meeldib ka.
aga ja, et vaata, mingised mõtted mul nüüd juba on. Ja siis ma tean, et talle võiks hullult meeldida see mingi... Oi, tore. Nii, kaklus sai lahendatud. Mängib üks pollidega, teine legodega. Nii kauaks seda koos mängimist oligi. Aga jah, igastahes ma isegi ei mäleta, kus mu jutt pooleli jäi, aga ma nüüd siis hakkan süüa tegema. Ja loodan, et Saskia jääb magama ja siis vaatab edasi. Söögiaeg, hommik. Ma hakkan õhtuni ikka veel unustasin ära. Ma unustasin ära, et pole hommik pole. Ei, ma unustasin. Pane tita tagasi sinna. Tere hommikust. Kell on 9:30 ja Noora põhimõtteliselt just ärkas, Saskia ärkas 8:30 ja Emma ärkas 8:30. Nüüd on update tehtud, mis kell kes ärkas. Ühe päeval on kavas olnud. Väga tubli, Käti, väga tubli. Väga raske oli eelne päev kavas olla, aga ma olin lõpuni tubli. Nii et 4 nädalat. Aga ma hakkan nüüd hommikusööke tegema. Mõtlesin, et endale teen vist pudru, lastele pannasi ja teen endale kohvi. Võt. Ja hakkan koristama. Nagu ikka. Ja siis me peame käima poes mingi hetk, ostma sünnakingi ära ja õhtul minema ju Noora lasteaiakaaslase sünnale. Ja ma ei tea, kas meile jõudsingi, me vist rääkida jõudnud midagi, eelne õhtu oli suht kiire. Ja Noora viskas meie teleka katki kogemata suure toama. Nii et Heinu vist täna pidi hakkama sellega tegelema, et kas saab selle korda, nagu mitte korda, aga nii-öelda kindlustusega hakkama asju ajama. Ja mingi aeg siis tuleb, ma loodan, et väga kiiresti saab need asjad aetud, et saaks uue teleka. Sest meil ikka hommikul, et teised saaks magada, siis midagi taustaks alati käib. Ala, kui üks lastest ärkab, et siis nad on veel siuksed väsinud ja unesegused ka, et siis tihti nad vaatavad alles multikaid. Ja samamoodi lasteaia hommikutel on multad taustaks, et siis nad ärkavad nagu niimoodi. Igastahes, jah. Aga ma mõtlen, mida ma tahtsin veel. Pluss me Heinuga ise vaatame õhtuti, kui lapsed magavad suurest toast telekat, sarju ja filme koos. Nii et ja naabri lapsi üleval magama ja siis, issand, kui väsinud ma olin ise ka. Käisime veel õhtul nendega väljas, siis vannitasime kõik 4 ja värki, nii et ja kanasupp, seda ma näitasin ka, sai mega hea jälle, issand. Õnneks täna on sellega lihtne, et lõunaks endale ma teen kanasupi. Tüdrukutele vaatan, nad nagu ei ole nii fännid, aga õhtuks saab veel kanasuppi süüa ja siis homme peab hakkama alles mõtlema. Nii et issand, kui väsinud. Ma hakkan igastahes nüüd kohvi tegema ja hommikusööke. Ma pole kevadest saati kuivatit kasutanud, kui ilmad ilusaks läksid ja saan rõdul kuivatada pesu. Aga täna on seda nagu väga vaja, sest ilm on siuke, et ma ei tea, kas rõdul ja kuidas oleks mingi õues maks soe ja rõdudega palav, siis vast kuivaks kiiresti ära. Aga vaata, et sa alla ei kuku diivani pealt. Aga emmal üle, ma ei tea, tõesti mingi 100 aasta emmal on nagu vist üldse terve mässuvaba elu peale paar õnnetust juhtunud õhtul või öösel. Ja täna oli üks nendest õhtutest või öödest. Ja siis pean kõik padjad, tekid, tekikotid, kattemadrad, või noh, see mitte kattemadrats, vaid madratsi veekindel kate, et ta madratsile ligi ei pääseks see piss. Ja linad ja kaisukad ja tema teku ja kõik, et ma tahan, et nad oleks õhtuks kuivad ja pestud, siis ideaalne on kuivati.
mis tegi, teeme jala peal puksu või? Tee veel, tee veel. Tee veel, näita, kuidas sa teed. Tee siia peale, tee. Paksu teed hoopis või? Teed plaksu? Ja. Siis nagu nii hea asi ikka see kuivati. Plaksu. Et õhtuks on jälle voodis kõik asjad olemas, kuivatatud ja pestud. Ja mul on vist üks masin veel pesta. 3 masinaga saab vist kõik pestud. Mine Noora siis. Mis sa juua tahad? Mida? Millist? Maasika või? Mis värvi? Roheline ei ole. Tere hommikust. Me oleme tegelikult mõnda aega üleval ja kui eile hullult sadas, siis täna on juba päris ilus, aga poriloigud igal pool ja märg. Nii et kui õue mine, siis lähme kummikutega. Siin on mul kena ponnilerakas. Kell on 9. Ja... No, kes? No, mis te kaklete tibukesed? No, vaata. No. Panen sellega siia. Sa näitad oma luitut jälle. Jee, auk sees. Mul ei ole lutu. Ei ole me, sa kasvad suureks tüdrukuks juba. Aga me hakkame nüüd hommikusööki tegema. Kus see kukkus? Sinna alla. Mis sina, Emma, tahtsid hommikuks? Pannkooke või? Palun. Teeme siis. Ära pane siia, ma hakkan siit kohe tegema kohvi. Suhkur. Mis teed, Noora? Aga siia seda. Ei. Teeme pannkoogi peale, võid panna pärast, okei? Ja ta võttis püsti ja tegi mulle näkku puuksu. Ja siis ma hakkan hommikust tegema süüa. Käisime just õues mingi 2,5 tundi ja täielik fail, sest eile ju sadas niimoodi ja terve öö, et ma ei tea, kesklinn uputas ja Õismäest on videod ja värgid, kus kõik oli mingi vee all. Ja siis ma olin mingi, et davai, et raudselt on jahe ka, et ja palun vii see kööki ja pese käed ära ja suu ka. Ja siis saad, Noora, pese palun käed ja suu ära köögis. Ma ei tea. Igatahes täielik fail oli see, et me panime kummiriided ja kummikud. Jopes ei panda ka nagu pusad ja kummipüksid ja
kummikud kõigile ja retukad ja särgid alla. Ja siis õues oli täielik suvi ja ühtegi porelõikuga kõige suuremad, mis tavaliselt mitmeid päevi on, ei olnud enam, sest õues on nii soe ja päike kütab. Nii et siis me tulime kohe suht koju tagasi, tõmbasime kleidid selga, kummikud jalast, kingad jalga ja läksime õue tagasi. Siis käisime, tegime tiigi ääres tiiru ja siis tulime maja ette mängima ja mullitama ja joonistama. Ja siis mu isa käis siin ja tõi lastele jäätist ja veits mängisime ja siis tulime tuppa ja kõik olid nii mustad ja kleepuvad, et käisid kohe vannis ja nüüd Saskia pani voodisse. Suurtele pani multika, ma olen ise nii väsinud, et ma võiks magama minna. Ja siis nüüd hakkan koristama taaskord ja siis mõtlen midagi lõunaks ja midagi pean õhtuks ka süüa tegema. Nii et jaa. Tahtsin jaa. Tahtsin jaa. Jaa. Oota, kus sa näed? Tere hommikust. Ma tahtsin midagi. Aga ma juba ei mäleta, mida ma tahtsin. Ma tahtsin sulle patsi teha. Nii. Oota, Saskia. Ära puutu. See on kohvimasin. Ära seda ka puutu. Kukub läheb katki. Ai. Sassu. Sassu! Igastahes. Tüdrukud olid olnud praegult koos üleval maks mingi 20 minutit. Tule opa. Ja me juba hakkas karjumise kõigega. Juba oli vaja kakelda. Ta tahad juua või? Ma ei tea, viimasel ajal seda kaklemist on nii palju. Tõesti nii mõttetute asjade pärast. Tõesti masendav. Nii, aitäh. Jaa, kes see on seal Saskia või? Teed tšau. Hei. Kas ma võin sul nüüd maha panna? Mine vaata, mis Noora teeb. Kogu aeg kaklevad ja Saskia on ka nii jaura-paura jälle viimasel ajal, et kohe on. Nii, aga mina hakkan kohvi tegema. Mida? Palun ärge kakelge. Ja mul on täna siis hakkab 4. päev kava. No. Väga tubli. Ja sellega seoses mul on 3,5 nädala pärast op juba. Noh, kus sa selle said nüüd? See pildikas, küll see maha kulub. Nii, tule eest käis. Jah, jastahes. Jälle mu mõte vareb jooksu. Op on 3,5 nädala pärast juba. Väga ootan. Kavas on väga raske olla. Ma ei ole lihtsalt loodud mingi, ma ei tea, kaaluma kõike ja sööma sükest asjad järgi, nagu enesetunne on hea. Aga eile, kui oli nagu täiesti nullpäev minu jaoks, ma ei tea, lapsed vist, jah, täielik kaos oli siin kodus. Ja siis ma mõtlesin küll, et ma tahaks täiega lihtsalt midagi head haarata. Aga ma ei teinud seda, ma jäin tubliks. Nii et, ja, aga kui ma mõtlesin, et ma jätkan samas kohast, kus ma pooleli jäin oma kaaluga, siis ma 2 nädalat enne puhkust kaalusin, ma loodan, et on kuulda ka, ja oli nagu normaalne kaal. Siis see 2 nädalat puhkust pani ikka rämeda põntsu kaalule.
nagu tean, et paljudel tihtilugu nii on. Ja nüüd ma võtan hoopis seda kõigepealt maha ja siis hakkan kaalu langetama. Õnneks on see, et nagu mulle, see arst ütles ka, et ma ei pea tegelikult kaalu otseselt langetama, et mul on nagu hea kaal opile minekuks. Aga ma ise nagu tahaks veits, aga nüüd on kõigepealt vaja see maha saada. Aga selles mõttes mul läks nagu 2 päevaga 2 kilo kohe maha ja mul vist tuli juurde 3 kilo 2 nädalaga. Aga nagu see oligi see, et keha hoidis seda kinni kõike, et ma ei söön mingi hullumiseni, aga see on nii, kui ma söön nagu mingit valet toitu peale laste saamist, siis keha hakkab kinni hoidma. Ja nüüd oli sama, et keha hoidis siis kinni, nii et mul nagu kukkus kohe paari päevaga põhimõtteliselt enamus sellest maha ära. Nii et ja nii, kõigepealt kohvi ja siis söök. Ma ei teagi, mida endale teha hommikuks. Ja Noora vist ütles, et peaks ka rõbineid, et tal on kõigest muust suht koppis. Rõbineid peaks juurde ostma. Ja midagi ma tahtsin veel öelda. Ja teistele ma teen banaani kaerapannasi. Nii et ja endale ma ei tea, kas teha pudru või võikut ma ei taha, ma ostsin mingit nõmedat sinki, see oli nagu odav, aga nagu mingi filee sinki, tavaliselt mulle maitsevad, aga see oli mingi odavam ja suurem pakk, Rimi enda oma, aga see on nagu, ma ei tea, mingi veider. See on emme meik. Emma, vaata siia. Emme, selle poole, kui me kõik koos mina värvisin, siit ema värvisid. Saskia lubab. Saskia lubab, emma ei taha. Emmal on jälle paha tuju lihtsalt. Halleluuja, tere hommikust. Me rääkisin mingi pikad jutud maha ja siis avastasin, mul ei filminudki. Igatahes alustame siis sellega, et ma ei tea, mis sellest vlogist saab. Seepärast, kuna mulle tundub, nagu ma poleks mitte midagi filminud ja me ei olegi mitte midagi erilist teinud. Ma olen see nädal koristanud, pesu pesnud, esmaspäeval käisime sünnipäeval. Iga päev oleme küll õues käinud. Tegelikult tahtsin veel rääkida sellest ka, et ma ei tea, mis nagu viimasel toimub. Nagu kõik 3 nagu niimoodi kaklevad. Lihtsalt nagu, ma ei tea, mu mõistus on nagu täiesti otsas hetkel. Ma ei tea, kas see, et nad on 2 kuud kõik kodus olnud iga päev nagu koos oma vahel. Et kas neil on nagu üksteisest nii kopp ees. Või nagu, ma ei tea. Lihtsalt hommikul tehakse silmad lahti, hakatakse kaklema, küll hammustatakse, küll ma ei tea, ei anta ühele ühte asja teisele ja ainult üks kisa ja kaklemine käib. Ma ei tea, millegiga meiega ka koostööd ei tehta nagu. Ja eile oli veel nii, et läksime poodi ja emma ise vajutas oma neid turvavöö, neid mingisuguseid trakse lahti sõidu ajal. Jäime jälle seisma, panime kinni, ma ei tea, kõik käimised, kõik kodus olemised, kõik on nagu praegu nii katastroofid, et ausalt, ma ei taha nendega kodus olla, ma ei taha nendega kuskile minna. Ma ikkagi käin ja olen, aga nagu, ma ei tea. Minu meelest pole ennem nii olnud, okei, nad on suuremaks ka kasvanud, sellepärast arvatavasti ennem polegi olnud, et nad on juba siukses vanuses, et nad kaklevadki. Nii, issand, ma nii higine nüüd. Ma käisin toidupoes ära, hommikul naabrile kirjutas, et kuidas läheb. Olen väga hullumas, me jõudsime järeldusele, et lapsed on lihtsalt liiga kaua ninapidi koos olnud ja kodus, et ma ei ole midagi valesti teinud lihtsalt. 2 kuud, nad ei ole põhimõtteliselt niimoodi lasteaias kuskil käinud. Jah, meiega on olnud, aga see ongi täpselt see, et nad on meiega olnud ja omavahel kogu aeg koos. Nii et lihtsalt jah.
aga siis ta ütles, et too lapsed minu juurde, et mine käi ise rahulikult poes, saad korra tuulutada ja nii. Ja siis ma mõtlesin, et lapsed on üleval ja tegelikult mul on suht kiire, aga kuna ma just jõudsin, et ma ei tea, kas kedagi üldse huvitab, aga ma näitan, mis ma ostsin. See ei ole mingi nädalatoit, vaid pigem siin siuke nädala lõpp ja ma arvan, et tegelikult uude nädalasse jääb ka mingisuguseid asju, sest oli hea hinnaga ja siis ma ostsin nagu nii. Esiteks hommikuhelbed. Need on Hennu lemmikud, aga need olid soodukaga ja Noora lemmikud, need olid ka soodukaga. Ja kuna meil neid kulub ja mulle maitsevad ka mõlemad, nii et siis ostsin mõlemad. Nii, siis kanafileed, see on mul, ma arvan, pasta jaoks, ma täna teen. Siis laste neid vorste, lastele maitsevad need, siis võid. Siis Saskia sööb mul niukseid. Ja need olid hetkel kõik mingid soodukaga, nii et ma võtsin igat maitset. Neid sai päris palju. Siis Hennu lemmikpuding, karamellikas. Siis Alprol on mingid proteiini shake'i värgid. Ja see on karamelli ja kohvi. Ma ootan sellest nii palju, mulle tegelikult nagu Alpro need maitsevad niisama ka šokolaadipiim ja värki. Nii et ma loodan, et need on hääd. Nii, siis õli, siis mingi Fitlapi liha ja see nägi nii ahvatlev välja. Nii et jaa, ma loodan, et see on hea. Siis veel mingid odavad võid, sest ma mõtlesin, et teeks nädalavahetusel äkki lastele neid pakse pehmeid vahvleid. Siis need makaronid pasta jaoks, siis üks pakk veel seda, siis 2 piima juurde, kuigi me ostsime pühapäeval 5 piima suurt, aga meil kulub seda nagu tõesti väga palju, sest Hennu joob täiega piima ja lapsed ka, nii et ja siis salatisegu, saia, Hennu ja lapsed armastavad rohkem saia, minule pehmikud. Ja siis Noorale emmale maitsevad need, või nad on ainult šokolaadi oma proovinud. Mul endale lapsena maitses ka. Ja siis ma võtsin nüüd neid teisi maitseid ka, kõiki võtsin 2. Need olid ka soodukaga. Siis ma mõtlesin, et okei. Siis muna. 2 kurki juurde, kuigi nädala alguses sai võetud 2. 2 pakki peekonit, et mõni hommik nädalavahetusel teha siis muna ja peekonit. Nii, siis teised need. Nii, siis veel üks Saskele see, Barberi oma. Siis Hennule veel üks see. Siis mu lemmik pasta maitseaine. See lihtsalt on nii hea. Siis mu lemmik lihtsalt, nagu ma ei ole juustusõber, ma armastan ainult a la pitsa peal suletatud juust ja mingi selline. Aga niimoodi, et ma võiku peale paneks juustu, siis see on tavaliselt siuke, et ma teen selle, kui on mingi siuke tükk, ma teen pooleks ja teinekord teen veel pooleks ja siis selle väikse ruudu panen võiku peale, sest ma ei armasta juustu. Aga kui ma ükskord ostsin seda, et riivida pasta peale, ma söön lihtsalt kogu aeg, ammustasin seda tükk, see oli nii hea. Ja kuna ma teen pastat, siis ma mõtlesin, et ma ostan. Kusjuures ma isegi ei vaadanud, kas ma isegi saan seda süüa äkki niisama. Kus ta rasvad asjad, valgud, suhkrud, rasvad. 26, okei, mul ei lubatud, mingises selles oli tegelikult 25 lubatud, nii et siis saab see 1-2% sai pidanud nagu rolli mängima. Nii et ma vist isegi saan seda natuke süüa. Niisama nagu snäkiks. Siis pasta jaoks see. Ja siis endale veel üks proteiini see. Mul on üks proteiini shake ka veel kapis ja laste lemmikvorst. Nii. Ja tegelikult mitte midagi erilist ei ostnud, okei, samas ostsin tegelikult päris palju, ma ei tea. Aga arve oli kuskil 65 €, nii et, ja kõik asjad on põhimõtteliselt soodukaga ostetud. Nii et, jaa, pühapäeval tuleb uuesti poodi minna, täna on reede. Aga ma panen need asjad ruttu kappi ja lähme tal lapsed ja siis lähme õue. Oi jumal, Saskia.
Ma pean ka kirjutama sinna Rakvere. Meil on mehed pooleli ja suured vennad pole siia lubatud. Head aega. Sipsik, on sinuga kõik hästi? Ussikuga tätta. Jaa. Mis sa enne ütlesid? Kuu. Ma armastan sinna saama. Eriti, väga palju. Mina sind ka. Mina sind ka. Musu. Oli suure rasti sulle. Tegid suure musu. Suur tattane. Suur tatine musu. Hädän tunnet. Onju. 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 Võta sina siin. Noora. Onju. Jaa. Emme lihtsalt oli väga kurb ja endast väljas. Onju. Miks? Kes sa panid need sinna? Ma ei tea, kas teie või mina või ma ei tea. Emme lihtsalt väsinud ja... Mängime, et mina tulin. Nii. Nii täielik mental breakdown oli. Kõik see viimase nädala ja lastega jauramine, kaklemine, lõugamine ju siis lõi kõik kokku. Igastahes ma ei tea, kas mina või Noora võtsime võrevoodi eest pulgad. Mina neid samas pesa vahele või pesa peale elus ei paneks. Aga ei tea, sest ma panen vastavalt võreka pulgad kuskile nagu magamistuppa, kindel koht. Noh, ma ei tea, võib-olla panin mina, ma ei suuda meenutada. Ja ma ei saanud Sasket magama panna ja ma olin nii endast väljas ja lihtsalt lõpuks nutsin täiega. Ja siis veel karjusin laste peale. Ja siis hiljem olid süümekad ja palusin vabandust ja kallistasime ja nüüd on siiani tuju siuke meh tänu sellele. Saskia läks nüüd magama, ma teen lõunat. Kui ta ärkab, saab temaga süüa, praegu ta sõi kohupiima ja piima. Hetkel teen kanapastat. Õhtuks teen ka kanapasta. Üldse pole hea tunne ega tuju ja ma ei tea. Aga jah, mis seal ikka peab päevaga edasi minema. Tere taas! Nii, mul on tuju parem, ma käisin shoppamas. Tegelikult see ei olnud mingi eriline shopping. Mul tellisin endale üks päev, selle palju hullemaks. Igastahes tellisin üks päev endale kummikud, Kossi omad, kõrged. Aga ma teadsin, et mul on nagu üliraske leida jalanõud, eriti pika säärega. Ja ma tellisin nad Weekendi poodi, et ennem kui ma ostan, siis ma proovin jalga ja tuli välja, et need ei sobinudki mulle, nagu ma kartsin. Aga oli ikkagi hea käik, sellepärast kuna ma sain Weekendist ka täna emmale sisejalanõud, nii et sellega on ka ühel pool. Sellised. Noora, okei, aga kas sa palun praegu võiksid emme jätta korraks? Palun. Aga siis ma, Noora, muidu ma ei anna sulle kotti. Ja siis sain emmale need sellised slipikesed. Nii. Siis ma ostsin sellised need, üks kõrge ja kaks madalat. Siis ostsin kahed niisked salpakad. Siis Noora sai oma trennikoti uue, seljakoti, printsessi oma. Siis mingid köögirätikud. Siis palju värvipaberi, joonistuspaberi blokke lastele. Sest meil kulub seda palju. Nii, ja siis tellisin omale Denim Twinist ühe nahtagi.
siis kui ma rääkisin ka vist sellest, meil oli see perepildistamine, igastahes ma räägin uuesti, oli perepildistamine, siis ma proovisin Mustangi poes seda valget nahtagi ja kuldsete detailidega ja nüüd ma siis ikkagi ei jäänud, nagu süda ei jäänud rahu ja ma tellisin selle ära omale. Ma näitan teile, see oli nii ilus. Nagu I love it selja tagant on siuke nagu nii ilus. Pikki me ei saa midagi teha. Tõmbasin omale mul telefoni see klaas, nii katki kaitseklaas, et mul oli jälle lambist mingi kild lahti tuld ja tõmbasin näpu veriseks. Nii. Proovime siis selga. No mega ilus ja nii hästi istub selgas. Ja ma võtsin endale M suuruse. Nii et varsti saate nüüd sellega palju näha. Mega ilus. Nii, ja tegelikult on üks tore asi veel. Ennem kui ma seda toreda asjani jõuan, ärge seda hunnikut seal tähele pange. Aga kus need on? Hinno kuulis, kui halb päev mul täna oli ja ma võtsin, siis esiteks tõi mu lemmik vahuveini, Barbara mulli, mida ma juua ei saa, sest mul on kava, aga mind jääb see ootama. Ja ta mõtles, et ta toob selle ning siis et ma saan õhtul vanni minna ja siis saan vannipalli võtta, tõi mulle näomaski ja silmamaski, et ma saaks mõnuleda. Kui armas. Nii et, aga tegelikult, mis oli üli äge, oli see, et Eesti turule on juba sees, aga nad proovivad hoogu juurde saada ja kirjutasid mulle, et kas ma tahaksin proovida ja toetan nende seda visiooni ja ma olin muidugi nõus. On siukene jook nagu Slow Cow ja ma sain siukse kingipaki. Ja siin on karboniseeritud joogid, mis aitavad keskenduda, harmooniat, rahulikku elu ja kõike siukest vähendab stressi. See on siuke looduslike asjadega, et ei ole mingiseid kemikaale niimoodi sees ja vähendada siukest energiajoogi tarbimist ja kõike siuke keemia asja. Aga mis mulle selle juures hullult meeldib, ongi see, et esiteks ta peaks nagu ärevust maha võtma ja stressi. Ja no, kes mind teab, siis ma olen räme mingi, nagu mul on kogu aeg on nagu nii suur stressitase. Mitte ainult laste pärast, nagu ma olen terve elu olnud väga selline, nagu inimesed, kes on perfektsionistid, siis saavad aru must. Nagu mul peab alati olema kõik kõige paremini tehtud, kõik peab kõige parem olema, nagu, või nagu mul on endale oodatud, nagu siuksed ootused seatud, et nagu kui ma tantsin ka, siis nagu ikka ma nagu pressin nii kaua, et olla nagu ikkagi tipus, kodu peab alati korras olema, lastega ma pean jõudma alati kõike teha. Kuigi tegelikult ma tean ju, mu teine pool saab aru, et ma ei pea kõike jõudma ja nagu ma olen lihtsalt inimene, siis nagu ikkagi omad mingid kiiksud. Ja ärevusega on mul ka noorest peale probleeme olnud, nii et see peaks nagu sellele aitama, nii et ma olen väga loodan. Pluss Hennule meeldivad hullult energiajoogid, nii et ma tahan talle ka anda, et äkki ta leiab endale mingi uue, taimsema, parema tervisele kui energiajoogid. Nii et, aga vaatame, teeme siis lahti. Tada! Mega äge. Vaatame siis. Nii, koostisained. GMO vaba, siis siin on kofeiinivaba, gluteenivaba, tauriinivaba, kalorivaba, suhkruvaba, aspartamivaba, säilitusainete vaba ja sobib taimetoitlastele. Ja siin on kummel, harilik balderjan, kannatuslill, pärnapuu õied ja humal. Ja see on siukene Slow Cow, mega äge. Hullult meeldib see ka. Ja see on Mind Cooler. Vaatame kohe. Taime ekstraktidega gaseeritud jook, mustika,
ja akai maitsega. Ja teine on siis sinine. Ja see on draakonvilja maitsega. Nii et ma ei jõua ära oodata, et neid proovida. Mega äge, kindlasti täna proovin ja ideaalne, sest mul on kava ka. Nii et For a saltwater crocodile, it's probably enam ei tee. not the biggest around. Ei saa praegu. Istu ilusti. Ärge ehmatage neid. Vaata seal. Üks on seal taga. Ausalt. Hepud, ai. Ei ole. Minul on sinu mama. Emma kook läks katki. Tema nii kaka. Oi! See ei ole täitsa kook. Valmis. Näe. Ta nagu näeb, et saaks edasi minna, aga no ei saa nagu. Ta alles harjub uue keskkonnaga. Lähme nüüd. Näe, must-valge tuleb. Mis ta teeb? Hüppas sinna peale.